tere tulemast tagasi minu kanalile või kui sa oled siin uus, siis tere tulemast. Väga tore, et sa oled siia jõudnud. Ma vabandan kohe ette ära, et mul on nohu ja sellepärast on ka hääl veidi teistsugune. Lõpuks on jõudnud kätte see aeg, kus mul on hetkel vaba aega natuke rohkem ja ma filmin ära sünnituse video. Ehk siis räägin, kuidas läks minu sünnitus ja lõpus loodetavasti teen ka Q&A, see on siuke 50-50 veel, et kas ma teen selle Q&A siia video lõppu või kui see läheb liiga pikaks, siis ma teen eraldi Q&A video, sest et te küsisite päris palju päris asjalikke küsimusi. Nii et ma kindlasti ükselt tahan neile vastata. Iseasi ongi siis see, et kas see juhtub praegu või see juhtub siis järgmises eraldi videos. Aga hetkel siis minu sünnitamise kogemus. Tegemist oli siis minu esimese rasedusega ja esimese sünnitusega. Nii et hakkame algusest pihta. Rasedusega arvel olin ma Pelgulinna sünnitusmajas. Nii et ma teadsin kohe alguses seda, et ma lähen sinna arvele ja otsustasin kohe ka ära, et ma sünnitan ka seal, sest see on minu jaoks juba tuttav koht ja selline turvaline. Ma mõtlesin, et ei ole mõtet hakata kuskile mujale ehk siis a la ITK-sse minema. Nii et Pelgulinna sünnitusmaja tundus minu jaoks siuke ainuõige koht ja ma teadsin, et seal ma tunnen ennast turvaliselt ja seal on mul kõige mugavam. Aga ma siis läksin sünnitama, läksingi 10. juunil ja kõik hakkas pihta hommikul selline kella 5 paiku. Ma olin selleks hetkeks siis 41 pluss, issand, oota, meenutame nüüd. Ma ei mäleta täpselt, ma panen siia, mitu rasedusnädalat täpselt oli ja ma mäletan, et järgmise nädala esmaspäevaks oli mul pandud esile kutsumise aeg. Nii et ma olin nagu natuke vaikselt paanikas juba, et kas ma pean päriselt minema esile kutsuma, et ma üldse ei taha ja ma olen kuulnud piisavalt halbu kogemusi, et teada, et ma absoluutselt ei soovi esile kutsumisele minna, kui vähegi võimalik. Nii et minu õnneks ma ei pidanud sinna minema, aga meil sai siis kõik alguse 10. juunil 2022. Ma mäletan nii hästi, et öösel kella 1-2 paiku ma ärkasin lambist ülesse ja ma mõtlesin, et peaks pesemas käima. Ma ei tea, kas mu keha siis teadis, et võiks enne ära käia, aga igal juhul ma läksin kell 1 öösel pesema ja siuke kella 2 paiku läksin magama tagasi. Ma ei tea, kuidas see siis nii läks. Aga ma tahan siinkohal ka ära mainida, et ma räägin kõik ausalt nii nagu oli, et ei hakka kuidagi asju väga palju ilustama. Nii et olete hoiatatud. Ma ärkasin kell 5 ülesse, siukeste päris tugevate kõhuvaludega. Ma oskan seda täpselt nii seletada, et mul oli täpselt selline tunne, nagu kõht oleks väga kõvasti kinni ja miski läbi ei käi. Ja minu esimene mõte oli siis see, et ma lähen vetsu ja ma lähen üritan kakal käia, sest mul tõenäoliselt on kõht väga kõvasti kinni ja see kõht kinni tunne oli mul olnud juba mitu päeva. Ma olin juba apteegist omale selle suure pudeli lahtistit ostnud, sest ma kogu aeg arvasin, et mul on kõht kinni ja nüüd see valu oli lihtsalt veel suurem. Ma arvan, et ma punnisin seal vetsus siuke 45 minutit kindlasti nii-öelda istusin ja üritasin oma hädasid teha ja kui ma sain aru, et sellest mitte midagi välja ei tule, siis ma mõtlesin, et ma lähen proovin edasi magada. Igal juhul üritasin ma siis tagasi magama minna, sest kell oli veel vähe. Läksin pikali, siis ma sain aru, et magada ma ei suuda. Mul on nii valus ja ma läksin sama targalt tagasi vetsu ja üritasin edasi punnida. Ma arvan, et mingi 10 minutit läks veel mööda ja mul oli siis nii valus, et ma lihtsalt karjusin Jannut, ütlesin, et tule siia, äratasin ta ülesse ja ütlesin, et tule muga vetsu, et mul on kõht nii kinni, et mul on vaja, et sa oleksid mulle toeks, et mul on kõht nii kinni, et ma reaalselt kutsun omale kiirabi varsti, et ma ei tea, mida teha, et mul on nii valus. Lõpuks ma siis istusin seal poti peal veel mingi pool tundi.
Jainu tõi mulle juba mingisuguse paberi, millega ma siis lehvitasin seal endale vahepeal, sest mul oli nii raske, mul oli täiega vaja punnida ja kõht oli nii-öelda siis nii kinni. Ja siis ma ükskord mõtlesin, et helista sünnitusmajja sinna infotelefonile ja küsi, mul on kõht nii kinni, et mida ma teen, nagu mul on siuke tunne, et ma suren ära kohe. Ja siis sealt vastatigi konkreetselt, et võta kõhulahtistit ja mitte midagi pole teha. Ma mõtlesin, et minge pekki, et ma suren maha kohe, et mul on nii valus, mul on kõht nii kinni, et kuidas te ütlete mulle, et võta kõhulahtistit. Ja ma olin selleks hetkeks juba mingi 3 mikrolaksi vist ära kasutanud ja need ei teinud mitte midagi. Siis ma vist olin siuke, mingi natuke aega olin veel seal poti peal. Ja üks hetk ma sain aru, et äkki need on tuhud, sest et need valud lõpuks käisid nagu selliste hoogudena. Ja kui me neid tuhusid mõõtma hakkasime, telefonist kasutasin siis mingit suvalist äppi, mis neid tuhusid mõõdab, siis tuli välja, et mul kestsid tuhud minut aega ja need olid iga 2-3 minuti tagant. Ehk siis väga regulaarsed tuhud ja need olid juba sellised tuhud, mille peale see äpp ütles siis umbes esimese 3-4 tuhuga, et mine nüüd haiglasse, et nüüd sa pead minema haiglasse. Ma mõtlesin, et ei saa olla, et igal pool ju räägiti, et kui esimesed tuhud hakkavad, et siis läheb veel mingi 3-4 tundi kindlasti enne, kui üldse haiglasse on vaja minna. Ja et tavaliselt need ei ole üldse regulaarsed kohe, et alati läheb aega enne, kui on vaja haiglasse tulla. Siis ma mõtlesin, et igaks juhuks helistame ja küsime. Mina muidugi helistanud, mina tuhutasin, käisin mööda tube ringi, oigasin ja hingasin siis ja Jainu siis räägib neile, et jah, tuhud on iga 2 minuti tagant, 3 minuti tagant ja kestavad juba minut ja 1,5 minutit. Ja siis nad ütlesid, et mine sooja duši alla, et äkki lähevad üle. Ja see hetk ma sain väga pahaseks, saatsin Jainu ja kõik teised sinna samusessegi kohta. Ja ütlesin, et me nüüd pakime oma kohvrid kokku ja me nüüd sõidame haiglasse, sest mul oli nii valus. Ma ei saanud enam isegi väga hästi kõndida. Ma lihtsalt, kuna selleks hetkeks tuhud konkreetselt käisid juba iga 2 minuti tagant ja kestsid ise juba 1,5 minutit. Mul ei olnud üldse aega puhata vahepeal, seega ma konkreetselt lihtsalt tegin paar sammu ja oligi juba jälle uus tuhu. Samal ajal pakkisin kohvrid lõpuni kokku, sest mul ei olnud seal nagu mingisuguseid laadijaid ega hambaharjasid ega mingisuguseid selliseid asju seesel. Seega ma pakkisin samal ajal oma kohvrit, Jainu pakkis enda asju ja me hakkasime haigla poole sõitma. Ja selleks hetkeks oli kell umbes selline 6:30. Kogu asi hakkas siis kell 5 pihta ja umbes 1,5 tunni möödudes me olime juba autos ja sõitsime sünnitusmaja poole. Meie kodust siis Pelgu linna sünnitusmajani oli selline, siuke 20 minutit on keskmiselt sõita, kui ei ole väga tihe liiklus ja me õnneks saime täpselt enne seda suurt Tallinna hommikust tööpäeva rallit nii-öelda mindud. Seega umbes kell 7 jõudsime me sünnitusmajja. Seal nii-öelda registratuuris siis ma ütlesin, et jah, mina olin see, kes helistas, et tuhud käivad ja te ütlesite mulle, et võta kõhulahtistit. Ja siis see tädi vaatas mind seal umbes. Ma ei tea, millest sa räägid, seda ei ole olnud, ühesõnaga tal oli natuke piinlik, sest et ilmselgelt sünnitustegevus käis. Mind võeti kohe vastu, enne mind oli küll paar inimest järjekorras nii-öelda, aga nendel ei olnud nii lühikeste vahedega tuhusid, seega mind võeti kohe sinna ülevaatustuppa, kontrolliti avatust ja avatust oli juba 5 sentimeetrit. Seega mingit pikemat juttu ei olnudki, nad mõõtsid vererõhku ka. Nad ütlesid, et tahavad nagu tuhude vahel mõõta seda ja siis ma põhimõtteliselt ütlesin, et palju õnne, et kogu aeg mingi tuhu käib, nii et ürita siis, eks. Me mõõtsime 3 korda seda vererõhku ja sealt mingit normaalset vererõhku me ei saanudki, see aparaat lihtsalt näitas errorit. Nii et ma ei tea, mis sellega oli. Aga ühesõnaga me läksime kohe tiba-tapa, Jainu läks tõi meie kohvrid ruttu, sest et me ei teadnud, kas mind võetakse sisse. Meid siis lasti sünnitustuppa ja seal anti mulle kohe see nii-öelda kohalik, mitte hommikumantel, aga see öösärk, mille ma siis kohe selga panin, sest ma teadsin, et ma enda riietes ei taha olla, sest et need niikuinii saavad mustaks ja veriseks ja mida kõike veel need riided läbi teevad. Ja ma mõtlesin, et mul on kõvasti mugavam olla selle öösärgiga.
mulle pandi siis külge need andurid kõhu peale, üks, mis mõõtis siis lapse südamelööke ja teine, mis mõõtis tuhusid. Ja õnneks ma sattusin sellisesse tuppa, kus oli see võimalus, et panna siis need juhtmevabad, et ma ei pidanud kuskil ühe koha peal olema, vaid ma sain mööda tube ringi käia ja 20 minutit nad siis jälgisid, kuidas on, kuidas tuhud, kuidas lapse südamelöögid ja öeldi, et kui kõik on hästi, siis 20 minuti pärast saame need ära võtta. Ja mul oli muidugi vaja enne pissil käia, seega ma läksin vetsu ja vaatasin, et hunnik verd on tulnud, nii et oli siis ühesõnaga näha, et sünnitustegevus kindlalt toimub, et siin ei ole enam mingit kahtlust, et lähima nii-öelda paari päeva jooksul siis see laps sünnib. Nii mulle siis öeldi, et lähima paari päeva jooksul. Ja 20 minutit ma siis käisin seal ringi, oigasin, ohkasin, tuhutasin ja kõik oli hästi. Ja pärast seda mulle pakuti, et kas ma tahan minna vanni. Ja ma ütlesin, et why not, proovime, äkki vannis on kuidagi kergem olla, sest need tuhud läksid aina intensiivsemaks ja aina valusamaks ja vaikselt oli väga raske nendega hakkama saada. See, et ma kaalutlesin tugevalt, et kas ma äkki küsin neilt epiduraali, sest mul oli juba nii valus, aga mõtlesin, et ma annan siis vannile nii-öelda šansi, et äkki vann kuidagi aitab. Ja alguses oli vannis täiesti fine, nagu natuke oli kergem, mõnus oli, ma panin omale kõrvaklappidest mingisuguse suvalise Spotify playlisti lihtsalt selleks, et ma saaksin mõelda sellele laulule ja mitte sellele, et oh my god, mul on jälle tuhu ja ma ei jaksa sellega enam tegeleda. Ma oleks tahtnud lihtsalt vahepeal nagu pausile panna, et võtame nüüd korra pausi 10 minutit ja siis võiks jätkata. Lihtsalt vahepeal ei olnud seda nagu jaksu enam nii-öelda hakkama saada, et selline nii-öelda allaandmise tunne oli, et tahaks nagu ära lõpetada. Igal juhul ma täpselt ei mäleta, kui kaua ma seal vannis olin. Aga ma arvan, et mingi tunnikese, sest et nad ei lase üle mingi kindla aja vannis olla, et vahepeal on vaja nagu välja tulla ja ma täpselt ei mäleta. Aga ma olin seal vannis juba tükk aega olnud ja siis ma ütlesin, vahepeal nad muidugi kontrollisid selle Doppleriga südamelööke, et kas kõik on lapsel hästi. Ja siis ma lõpuks ütlesin, et kutsu nüüd ämmaemand tagasi, et mul on nüüd nii valus, et ma tahan seda epiduraali, et ma ei suuda rohkem välja kannatada. Ma olen kella 5 hommikul tuhutanud, kell oli, ma arvan, mingi siuke enam-vähem 10 juba selleks hetkeks. Ma ütlesin, et ma rohkem ei jaksa, et kutsu, et nagu teeme epiduraali ära, et ma tean, et ma ei taha. Alguses ma ütlesin, et kui võimalik, et siis ma tahaks ilma, aga ma olin nagu alati avatud sellele, et kui ma tunnen, et mul on seda vaja, et siis ma teen selle, et ma ei ole kuidagi vastu sellele. Ämmaemand siis tuli, seletas, bla bla bla, et äkki ikka saad ilma hakkama ja ma olin, et ei, teeme nüüd kohe, et ma hakkan nüüd vaikselt juba ära surema. Ja nad toovad selle paberi, mille sa pead läbi lugema ja mida kõike veel. Mina siis, Jainu luges mulle siis ette vaikselt seda ja ma siis tulin vannist välja, kuivatasin ennast. Ja siis ämmaemand ütles, et enne kui me teeme epiduraali, et peab kindlasti avatust nii-öelda siis vaatama. Et kui on liiga suur avatus, et siis enam teha ei saa. Ja ta siis vaatas ja ütles, et oi, et sa ei saa enam epiduraali, et sa oled juba 10 sentimeetri peale, ehk siis täisavatus. See, et ma lihtsalt ei teadnud, kas nutta või naerda, sest ma olin ise jõudnud sinna 10 sentimeetrini, aga mul oli nii valus, et ma ei suutnud rohkem kannatada ja ma teadsin, mul ei ole enam mingit muud variantiga, et nad ei tee mulle enam seda epiduraali, sest mul on juba 10 sentimeetrit. Nad teevad mingi kuni 8 vist ja siis enam ei tee ja ma olin juba täisavatusele, ehk mul ei olnud mitte mingit lootust oluvaigistit saada. Ja põhimõtteliselt siis ma arvan mingi 10-15 minutit pärast seda, kui ta selle avatuse üle kontrollis. Nii kaua ma siis käisin jälle mööda tuba ja olin erinevates X-asendites nende tuhude ajal, et oleks kuidagigi lihtsam. Mina olin see sünnitaja, kes ei suutnud voodis olla. Kohe kui ma voodisse läksin, et kõik valud 10 korda hullemad. Ma käisin ringi ja olin igal pool mujal, aga mitte voodis. Ja siis selline 10-15 minutit pärast seda, kui see avatus üle vaadati, tulid mul siis suure pauguga veed ära. Nii et see vaene ämmaemand, kes minuga seal oli täiesti läbi märk, sest et kuidagi juhtus nii, et ta oli mul seal jalge vahel põhimõtteliselt samal ajal, kui need veed ära tulid. Nii et tema läks riideid vahetama ja teine ämmaemand tuli siis asendas teda natuke aega.
veed olid ilusti kõik läbipaistvad, ei olnud rohelised, lapsel oli kõik hästi. Ja siis hakkas pihta igasugune trall. Lõpuks ma siis tundsin seda, et tahaks nagu hakata pressima, et mul on see presside tunne nii-öelda. Ja jätkuvalt kell oli siis siuke 10:30 sellel hetkel, maksimaalselt 11, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga kell oli 11 veel ei olnud, aga siuke 10:30. Ja me pressisime igasugustes asendites, ma olin püsti, ma olin potil, ma olin kükakil, ma olin voodis, ma olin kõhuli, ma olin selili, ma olin külili, ühesõnaga kõikvõimalikud asendid üksi ja koos Jannuga ja mille kõigega ma proovisin. Mitte midagi sellest välja ei tulnud, laps liikus väga õrnalt allapoole kogu aeg, aga välja ta ei tulnud. Ja siis, kui ma olin juba 1,5 tundi umbes pressinud, siis kell oli juba siuke 12 lõpuks saanud ja laps ikka veel allapoole ei olnud liikunud ja siis vahepeal, kui ma nüüd ei eksi, käis naistearst, ma ei ole kindel, aga keegi nagu natuke tähtsamal kohal või nii-öelda siis targemal kohal kui ämmaemand, käis siis vahepeal vaatamas, et kas kõik on hästi ja ma muudkui kogu aeg pressisin ja siis üks hetk juhtus nii, et mul kadusid pressid ära. Või ütleme nii, et kui mul olid kogu see aeg, mis ma olin seal olnud alates hommikul kella 5, olid tuhud siukese 1-2-minutiliste vahedega lõpuks juba kessid ise juba 1-2 on ju, siis lõpuks juhtus nii, et mul kadusid tuhud nagu täiesti ära põhimõtteliselt, käisid mingi iga 5-7 minuti tagant ja nagu sünnitustegevus lihtsalt põhimõtteliselt jäi seisma. Seega nad küsisid luba, et kas nad võivad panna mulle veeni seda oksütotsiini ja ma olin muidugi nõus, sest et ma olin over it ja tahtsin lihtsalt, et see lõppeks ära. Nad panid mulle siis seda oksütotsiini veeni ja see ei teinud midagi. Tuhud olid ikka 5-minutiliste vahedega ja asi väga ei edenenud. Siis me juba pidin pressima voodis, sest mul oli kanüül oli küljes, et nad saaksid mulle seda ainet lasta. Ja minu liikumine oli piiratud, seega juhtus kõige hullem asi minu jaoks, mis tähendas seda, et ma pidin olema voodis. Mul oli voodis kordades hullem kui püsti ja voodist väljas, nii et ma olin mega kurb, sest ma olin meeletutes valudes ja keegi ei saanud mind aidata. Aga siis juhtusid nii-öelda uued järgmised sündmused, mitte liiga toredad uudised, sest et järsku hakkas mu lootevesi välja tulema roheliselt, mis tähendab, et beebi oli seal oma kaka teinud ja asi läks kiireks, ta pidi tulema välja ruttu. Natuke ma veel seal pressisin ja laps lihtsalt ei liikunud rohkem alla, ta oli seal õrnalt öeldes natuke kinni. Ja lõpuks hakkasid ta südamelöögid siis liiga alla minema. Ei olnud nii head, kui me tahtsime, et nad oleksid. Seega võeti vastu otsus üsna kiirelt, et nüüd teeme vaakumsünnituse. See tähendab siis seda, et kohale tuli kamp arste, lastearstid, ühesõnaga kõik kohal, Jannu lükati eest ära ja minu ümber oli lihtsalt siuke poolkaar inimesi, mingi 6 inimest oli seal kindlasti ja seal taga toimetas siis veel inimesi. Nii et vahepeal unustasin mainimata, et üks hetk, kui need lapse südamelöögid hakkasid nagu vaikselt alla minema, siis talle pandi pea külge, siis siuke väike andur, mis siis näitab nii-öelda täpsemalt neid südamelööke, et sest see kõhupealne nii hästi ei näita. Aga võeti siis vastu otsus, et vaakumsünnitus ja see tähendab siis, et lapse pea nupu peale, sest see oli nagu see paistis juba pikemat aega. Pandi siis siuke device, ma jätan siia pildi, kui ma leian. Ja siis selle abil aidati nii-öelda laps välja. Aga kuna mul olid tuhud ikka veel iga sellise 5 minuti tagant, siis mul oli väga keeruline seda last välja pressida, sest et ma tohtisin pressida ainult tuhude ajal.
nii et see oli siuke omaette kogemus, sest ütleme nii, et mulle öeldi, et nüüd tuleb viimane press. Suudad seda, nüüd selle pressiga su laps sünnib. Mina siis pressin, tunnen, et oh my god, no nüüd on see hetk käes. Mul oli õigus, lapse pea oli konkreetselt nii-öelda siis poole nisti väljas. No kui te kujutate ette, siis niimoodi pool pead oli väljas. Ehk siis nii-öelda see kõige laiem osa oli täpselt minu kahe jala vahel kinni. Ja see press kadus ära. Seega ma lihtsalt olin seal voodis 5 minutit pea jalge vahel suurtes valudes ja see arst muudkui ütles, et palun ära pressi, ootame uut tuhu, palun ära pressi, muidu me õmbleme siin järgmised 2 päeva, ära pressi. Ja mul oli nii valus, sest tavaliselt see hetk, see nii-öelda ring of fire kestab ainult korraks, kui sa seda last välja pressid. Aga mul oli see vaene laps seal jalge vahel pool pead väljas 5 minutit, kuni tuli see uus tuhu. See arst juba katsus mu kõhtu ja otsis, et kas see tuhu juba tuleb või ei tule, sest see masin ei näidanud ka ja ma olin mingi, ma ei tea, mida teha, mul ei tule seda. Muidugi lõpuks see tuli ja siis ma pressisin selle lapse välja, kõik oli hästi, Aga mul ei lähe vist kunagi meelest see hetk, et alati ju räägitakse, et see ring of fire on ainult korraks, see tulitav valu, kui see pea sealt välja tuleb, et siis on juba kõik hästi. Ja mul ei lähe kunagi meelest, kuidas mul see pea oli seal 5 minutit ja ma lihtsalt ei saanud mitte midagi teha. Jälle minu kontrolli alt täiesti väljas. Aga lõpuks siis Bailey sündis kell 13 midagi, ma täpselt ei mäleta, panen siia selle aja. Ja lõppkokkuvõttes läks ju tegelikult väga ruttu, sest kui mõtlema hakata, siis kell 5 hakkas kogu see asi suht suure pauguga pihta. Kell 7 olime juba sünnitusmajas, siuke kell 10 olid mul juba veed ära tulnud ja siis 10-1 ehk siis üle 3 tunni või umbes 3 tundi ma põhimõtteliselt pressisin. Ehk siis tegelikult oli üsna kiire sünnitus. Mul küsiti ka mitu korda, et kas ma olen ikka esmasünnitaja, et kas see on ikka esimene laps, sest et tegelikult ju 2 tunniga tekkis mul juba 5 sentimeetrit avatust ja sellest järgmise 3 tunniga oli ma juba 10 sentimeetri peal, seega üsna ruttu. Ma jätan siia ka siis need Bailey sünniandmed ehk siis kellaaja, kaalu ja pikkuse. Kui Bailey siis ära sündis, pandi ta mulle kohe kõhu peale või rinnale siia siis niimoodi ja me ootasime siis paar minutit, kuni nabanöör lõpetab pulseerimise, et siis nabanöör läbi lõigata. See oli siis minu nii-öelda nõue, et ootame enne ära, kuigi nad ise ütlesid ka, et jah, et siin reeglis nad ootavad igal juhul, sellele ma olin väga õnnelik ja Jannu siis sai selle nabanööri läbi lõigata. Mina täpselt seda ei näinud ausalt öeldes, sest et minu jaoks oli selline suur pingelangus. Mul ei olnud enam valus, mul oli okei olla ja see oli lõpuks läbi. Nii et nemad tegelesid seal nabanööri lõikamisega. Ja kui see läbi lõigati, siis natukese aja möödudes viidi siis Bailey kaaluma, pikkust mõõtma, bla bla bla, vaadati, kas tal on kõik hästi. Siis anti ta minu kätte tagasi. Pärast seda siis tegelesime me sellega, et saada platsenta välja. Nii kui ma mäletan, siis 45 minutit vist pärast lapse sündi selle jooksul peaks see platsenta välja tulema. Mul tuli ta suht kohe, mingi 10 minuti jooksul vist. Tuli ilusti ühes tükis välja. Näidati ka seda platsentat, küsiti, kas tahan alles jätta või mis ma nii-öelda tahan, et nad sellega teeksid. Ma ütlesin täiesti toima näoga, et palun, lihtsalt ma ei taha seda, tehke mis tahate. See lõpetas prügikastis ühe sõnaga. Ja siis nad tegid, kui ma ei eksi, jalga, tegid mingisuguse süsti. Ma ei mäleta, mis süst see oli, aga see oli vist selleks, et see verejooks nagu ei läheks suuremaks. Pärast seda, kui nad olid selle süsti ära teinud, siis nad lõpetasid ka selle oksütotsiini andmise mulle veenist ära. Ja siis hakati nii-öelda üle vaatama, et what's the damage nii-öelda, et
kuidas seal olukord on, et kas on vaja midagi õmmelda või kuidas seal lood on. Ja minu arust see oli üsna sihuke ebameeldiv või noh, mitte ebameeldiv, aga need õmbluste tegemine ei olnud kuidagi otseselt hull, aga see süst, mis nad teevad enne õmblusi, et siis tuimestada, see oli maailma kõige rõvedam asi. See oli täpselt sihuke tunne, et nad süstivad lihtsalt puhast laavat mulle. See lihtsalt nagu kõrvetas ja põletas. Ja ma mõtlesin, et tahaks karjuda, aga samas ei ole nagu üldse nii hull, kui sünnitus oli. Ehk siis sihuke nagu oleks tuld süstitud konkreetselt. Aga seest õmbluste tegemist ma ei tundnud. Õmbluste koha pealt siis nii palju, et kuna mul oli vaakumsünnitus, siis mind hoiatati kohe, et vaakumsünnitustega on tavaliselt rohkem õmblusi ja suuremad riskid rebenemiseks. Nii et ma olin sellega täielikult arvestanud, et suure tõenäosusega saan ma päris palju õmblusi ja on väga suur tõenäosus, et tekivad mingisugused suuremad rebendid. Aga see oli minu jaoks okei, sest et ma teadsin, et kui ma selle vaakumiga nõus ei ole, siis variant 1, kas see laps lihtsalt sureb ära või 2, me läheme keisrile. Nii et see oli minu jaoks täiesti fine, et mul tekivad suuremad õmblused või rohkem õmblusi või rebendid. Aga minu rõõmuks, kui seda piirkonda vaadati üle, siis esialgu leidis ta ainult ühe väikse siukse haava ja tegi sinna siis nii-öelda 2 väikest pistet ja siis nii-öelda vaatas igaks juhuks, tegi korra veel nii-öelda ringi peale ja leidis ka ühe siis teise väikse rebendi ja sinna ma sain ka paar pistet. Nii et kokku sain ma ainult paar pisikest pistet ja mitte mingisuguseid suuremaid rebendeid ega asju üldse ei olnud, nii et kõik läks väga hästi, sest need 2 pisikest õmblust no üldse ei häirinud mind mitte kuidagi. Ühesõnaga, kui õmblused olid ära tehtud, siis kuidagi sattus täpselt nii, et me olime õigel ajal õiges kohas ja meile toodi sinna samma sünnitustuppa kohe lõunasöök. Õigemini mulle toodi lõunasöök ja Ainu ei saanud. Ma siis nii-öelda natuke midagi üritasin süüa, andsin Peeli nii kauaks siis Jainule sülle. Sõin seal mingit suppi natuke, ega mul väga suurt isu ei olnud see hetkel. Adrenaliin oli lihtsalt nii suur, et tühja kõhtu ma küll ei tundnud. Ja siis viimase asjana seal samas sünnitustoas üritasime siis nii-öelda esimest korda imetada, aga see väga hästi välja ei tulnud, sest et Peili ei osanud kohe alguses õigesti nii-öelda rinda võtta. Ta ei saanud väga hästi hakkama. Seega me siis ka sama emandaga otsustasime, et proovime paari tunni pärast uuesti. Ja siis edasi oligi siis nii, et meil täiega vedas ja me saime siis viimasesse peretuppa. See oli nagu meil täiega vedas ja saame mandel ütles ka, et nii tore, et te saite viimase, et ma ei tahtnud teie tuju üldse ära rikkuda, et see ei olnud nagu kindel, et kas me saame või ei saa. Et samal oli nagu teisi sünnitajaid ka, et see sõltus lihtsalt sellest, et kes kiiremini ära sünnitab. Et nii-öelda need, kes järgmisena lapse said, et temad juba ei saanud peretuppa, sest me saime viimase peretoa. Millele me olime väga õnnelikud, sest ma ei kujuta ette, kuidas ma oleksin nüüd järgmised 2 päeva üksinda pidanud hakkama saama, eriti veel siis mingisuguses selles toas nii-öelda. Et võib-olla ema lapse toas ma veel oleks hakkama saanud, aga ma olen nii tänulik Jainule, et oli seal minuga need järgmised päevad. Aga selline oli siis minu sünnitus. Lõppkokkuvõttes oli siis täiesti loomulik, ilma mingisuguste valuvaigistiteta, mille üle ma ei teagi, mis see õige sõna on, aga suures hämmingus, et ma sain sellega hakkama nii, et ma ei kasutanud mingisuguseid valuvaigisteid. Mitte, et mul enne vastu muidugi midagi oleks, aga ma olen selle üle väga uhke, et ma sain selle, mis ma soovisin ja selleks oli loomulik sünnitus. Mitte küll 100%, sest nii-öelda ise täiesti iseseisvalt ma teda välja ei pressinud väikese abiga, aga siiski minu arust oli kõik nii-öelda super. Ja minu ämmaemandaks oli siis Liis Raag, mega tore ämmaemand ja teine ämmaemand, ma nime ei mäleta,
oli siis üks praktikant, kes oli ise ka lapseootel, kui ma ei eksi, siis mingi siuke 12-13 nädalat ja ma siiamaani ei suuda uskuda, et kuidas ta suutis seal sünnituse juures olla, teades, et ta peab ise hakkama kohe sama asja läbi tegema. Ma mõtlesin, et mina vist küll ei suudaks nagu pealt vaadata iga päev erinevaid sünnitusi, teades, et issand jumal, varsti peab mina ka seda tegema.